Nii et 2018 jaanuar tuli idee meil see taimekasvatus üles luua. Sai siin mõned koolitused veel tehtud ja tegelikult saigi aru, et ikkagi just kontrollitud alal on see asi kindlasti kõvasti lihtsam. No, täna oli meil järjekordne istutamispäev, järjekordsed talgud, mis siis on järjekorra numbriga 3, et siis istutada raiutud langile mets tagasi. Ja põhimõtteliselt võiks see istutamine saada siis metsaomanikule selliseks täiesti loomulikuks osaks, ehk siis kui sa oled otsustanud, et ma võtan enda metsast, siis sa hoolitsed nagu selle eest, et sinna saaks uus mets peale ja midagi jääks ka sinu siis järeltulevatele põlvedele. Täna juriidiline isik, kes on maaomanik, tihtipeale teab, et kuidas kõik asjad selles metsanduses toimivad ja käivad, aga just sellised erametsaomanikud, kes võib-olla 10 aasta jooksul paar korda sinna oma metsa satuvad, nende puhul see uuenduse pool ja ka raie pool jääb tihtipeale veidi vajaka. Ja sellepärast selliseid üritusi korraldame ja püüame näidata neile, et tegelikult on päris mõistlik asi, mida teha. Üks osa on võib-olla ka see, et kollektiiviga saame siia kokku tulla, teha midagi head, igaüks paneb mõned sajad puud siia maha ja võib-olla tunneb ennast sellest paremini, et ta on midagi head ära teinud. Võib-olla kui siia 10 aasta pärast tulla tagasi ja vaadata, mis selle langi peal toimub, siis võib täitsa hea meel olla ja hea tunne, et sai selline töö tehtud. Ma arvan, et kui sa midagi looduselt võtad, siis oleks ikkagi ilus loodusesse ka tagasi panna. On ju väga ilus jalutada ja ilusates männikutes, kuusikutes, aga kui me seda näiteks ei teeks, me ei istutaks, siis oleks meil ikkagi väga-väga raske seal, paakspuu võsas kõndida, et tahaks sellist ilusat pilti näha ja ka oma kätetööd, et kui me ikkagi ise selle istiku füüsilisel kujul sinna mulda paneme, siis on ilus vaadata aastast aastasse, kuidas see mets kasvab ja ma arvan, et südames on soe ja hea tunne. Kui ma olen kuskil istutanud, siis mul reaalselt tekib selline sportlik huvi, et ma aastaid hiljem, kui ma sinna kuskile piirkonda satun, kus ma mäletan, et ma olen siia kunagi istutanud, siis mul on reaalne huvi minna vaatama seda, et kuidas see minu istutatud puud siis kasvama on läinud. Et see on justkui sinu nii-öelda võsukene. Ja sellist traditsiooni ja sellist kuvandit meie ettevõtte tahab ka kogu ühiskonnale luua, et me paluks inimesi, et nad ikkagi peale raietööd mõtleks ja kaaluks tõsiselt siis metsa istutamist.